salatist nagu on mahe idusalat. Seda on igal pool suuremates poodides müüa. Ökomärgised on uhkelt peal. Ta on üsna kallis, see karbike on 1,79, aga õnneks on ta suhteliselt täis ja ta säilib kuskil mingi nädal aega, nii et kui sa poes satud sellise värske, ilusa, karbist paistab läbi pigem rohekat värvi, ei ole pruunis läinud, ei ole ära kuivanud salati peale, siis oled sa võidumees, sest selles salatis on päris palju häid asju ja ta maitseb selliselt natuke nagu herne moodi. Miks ma seda tean? Sellepärast, et ma just äsja proovisin ja siis mõtlesin, et ma räägin sellest teile ka. Ja vaatame siis, mis siin sees on. Siin on suuremat jaolt on siin mungoad ja need sisaldavad palju valku ja rasvhappeid. Sa võid sellest pärast video alt linkidest lugeda. Ma panen need kõik siia. Ja miks ta näiteks hea on, et naised, kellel on menopaus ehk natuke vanemad naisterahvad, kellel päev ei ole ja kes enam lapsi ei saa, siis nende jaoks on see väga oluline, kuna nad kompenseerivad östrogeenide taset organismis või nagu vähesust. Ja lisaks aitab see ka osteoporoosi ära hoida. Rohelised läätsed on samuti valkude kiudainet rikkad ja nemad näiteks aitavad stabiliseerida veresuhkrut kehas, vähendavad riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, sobivad muude igasuguste roheliste viljadega. Nad sobivad väga paljude toitude sisse näiteks ja on veel häid omadusi, mille jaoks nad on tähtsad. Ja siis on veel punased läätsed ja samuti proteiini kiudaine rikkad, ehk siis sisaldavad palju igasuguseid muid mikroelemente, raudjood, räni, mangaan, koobalt, nikkel ja nii edasi, mis organismil on kõik vajalikud. Vähendavad samuti südamehaiguste riski, siis seeduvad kergemini kui herned või oad, ehk siis ei hakka puhituma nii ruttu. Ja sobivad igasuguste kõikvõimalike toitude sisse. Nii et selline tore salatike. Tõepoolest, ta on herne maitsega, aga ta on natukene mahlasem, natukene vesisem, natuke mõnusam, pehmem. Kui hernes võib vahel tugeva maitsega, siis see on pigem pehme maitsega. See on hästi mõnusad, nii et mina soovitan. Nii, aga paneks sellele siis inde ka. Ja tervislikkuse mõttes ma arvan, et täiesti võiks neile panna, ma ei tea, 9-10 ja nagu üldtervislikus mõttes ka. Me paneme 9-9. Ma just äsja hindasin küüslauke, siis teeme neile natukene konkurentsi. Ja siis maitse poolest, no maitse on niisugune ühtlaselt mahe. Ta ei ole, ta ei üllata sind, ta ei ole anna sulle mingisugust nagu vürtsi või sellist. See sobib just nagu täiteks ja kõrvale, et oleks mõnusam ja toredam. Selles mõttes maitse võiks olla, mingi 6 või 7. Et paneme 7. Hind on kallim. Ja hinnale ma paneks ka mingi 4. Ma arvaks, et neid tegelikult ei ole raske hidandada, nad ei ole kallid asjad, lihtsalt ta on sulle fancy ökogramm. Siis üldine väärtus sellel asjal. No, kuna ta kiiresti tegelikult rikneb ära, nädalaga, 3-4 päevaga, meil on kallis. Paneme. Samas ta on hea, tal on paistab palju asju sees. Panen 8. Ja nüüd arvutame kokku. Nii, aga nüüd ega ma kuskile siia üles kirjutanud. Ja ma arvan, et ma sain vastuseks 7,6. Aga kui ma nüüd mööda panin, siis ma vaatan pärast oma videost järgi ja ma arvutan õigesti. Igastahes tegelikult üsna nagu okei tulemus. Väga hea, mis omagi süüa.
nii et ma pean tunnistama tegelikult, et ega ma varem enne selle video tegemist nendest idanditest midagi väga palju ei teadnud. Mulle nad lihtsalt maitsesid. Ja ma kõndisin neist tihti poes mööda just selle kallina pärast. Aga nüüd, kui ma sain teada, mis häid omadusi siin veel on ja milleks ta võib kasulik olla, siis ma vaatan seda hoopis teise pilgu. Nii et mina tänasest videost õppisin. Ja ma loodan, et seda tegid ka sina. Kõik need linkid on siin video descriptionis või selgituses olemas. Sa võid seda minna vaatama. Ja kui sulle need ka maitsevad, siis anna sellest mulle märku. Muidu head avastamist. Äkki sobivad sulle ka toidu sisse. Aga näeme varsti jälle uute toredate head kasulike asjadega. Tšau!